me ei ole teie kõigi juurde jõudnud, eks see on muidugi ebavõrdne kohtlemine, aga me otsustasime seda, et kuna me oleme nüüd ütleme rea kohapealset kontrolle, mis on meil selline põhiline meetod läbi teinud, et anda teile võib-olla sellist tagasisidet, mida me näeme ja võib-olla kus on need probleemkohad, et ka siis tulevikus nende juurde, kelle juurde me läheme, võib-olla mõistavad paremini seda meie meetodit, meie ütleme lähenemist asjadele, eks. Võib-olla kaks natukene tehnilisemat küsimust on, mis meile silma jääb, millest ka kindlasti minu kolleegid räägivad täpsemalt, aga see, kuidas me töötame, eks on põhiline on see, et kui me teie juurde tuleme, siis me püüame sellest maksevõime hindamise lahendist aru saada, eks. Ja esimene asi, mida me teie puhul näha tahame, on siis see, et raadio mängib või? Jaa, siin selles kogus. Ma mõtlesin, et see on minu hääl, mis kõlab. Tõepoolest on raadio. See on mingi lindistuse probleem. Jaa, see ei ole mina. Väga hea märkus. Ja ühesõnaga teile tulles, eks esimene asi, mis me soovime mõista, on see, et kuidas maksevõime hindamine toimub. Ja me täiesti mööname, eks, et meie seadus on suhteliselt, ütleme, kuidas ma ütlen, digitaalne, tehniline, eks. Päris põhjalik, päris raskesti ka täidetav, kuni selleni välja, et seal on mitmeid ekseks määratlemata õigusmõisteid ja et kuidas seda sisustada, eks. Aga mis on meie ootus on see, et te presenteerite seda, kuidas te teete seda, eks. Oma, ütleme, kutseoskus, teil on oma eksportvel, teil on oma klientuur. Te kindlasti olete välja mõelnud enda jaoks ju juba enda ettevõtte riskide juhtimise kohalt, et kuidas kõige paremini, eks, laenu anda ja et ühesõnaga enda äri tagajärgi nagu juhtida, et selle te võiksite meile peegeldada vastu, eks. Ma saan aru, osa on digitaliseeritud, algoritmipõhised lahendid, aga samas me soovime teada, kuidas see algoritm toimib, sest muidu ei saa ka meie järelevalvetööd teha ja aru saada teie maksevõime hindamise lahenditest. Meil on veel spetsiifiliselt või tehniliselt teine plokk, eks, mis on tekitanud natukene rohkem küsimusi, on siis tarbija poolt esitatud teabe hindamine. Ka selles osas, eks, olge avatud, kutsun nagu avatusele üles, et näidata, et miks just mingid kontrollid tehakse või miks neid ei tehta, eks. See on ka võimalik, eks, kui te suudate ära põhistada, siis tegelikult oma klientuuri, oma lahendite, oma toodete spetsiifika, oma, ma ei tea, portfelli kvaliteedi näitajate pinnalt, miks just selline lahend. Miks ma ei kontrolli seda, miks ma kontrollin seda, eks. Et lihtsalt nii on lihtsam meil järelevalvet teha ja me jõuame võib-olla varem sellesse kohta, kus me üksteisest saame aru, et miks ma seda räägin, on see, et meil on tihti kohapealsetes kontrollides juhtunud see, et selline diskussioon või kuidagi turuosaline avab ennast hiljem, eks, siis kui juba on kohapealse kontrolli akt käes, eks, ja siis me jõuame sinna ja hakkame nagu peegeldama või turuosaline siis peegeldab, aga ma ju teen niimoodi, ma olen mõelnud niimoodi, eks, et võib-olla sellised kaks kaasa võetud nüanssi, kui mina läbi juhatuse otsuste näen, et olge meie kontrollijatega avatud, me ei ole kurjad, me oleme selgelt vähemalt esimeses faasis, eks, kaasa mõtlevad ja ärge kartke, eks. Nii, üks tehniline asi veel, et ma ise pean kahjuks minema pärast, Astrid alustab meil kohapealse kontrolli teemal, et pärast seda ettekannet ma pean ära liikuma lihtsalt ühele teisele üritusele, ma väga vabandan, kui ma siit nagu lihtsalt poole pealt välja astun, eks. Aga nüüd ma annan sõna ja oma headele kolleegidele, et Astrid, ole hea. Ja küsige ka ees kogu aeg, kui on küsimusi. See vist oli hea koht. Et mitmed siin viibijad vist teavad meid, kui mitte nägupidi, siis nimepidi ikka.
et mina siis Astrid Matsa ja minuga kolleeg Kersti Kurval, et meie valdkonnaks ongi siis tarbijakrediit ja järelevalve krediidiandjate ja vahendajate üle. Et kuna tegemist on meil siis infopäevaga, siis me annaks infot kohapealsete kontrollide kohta. Et siin on põgusalt ära toodud ka meil tänane nagu sõiduplaan, et Andre meil juba rääkis, siis olen mina ja Kersti, siis tuleb meil rahapesu terrorismi rahastamise tõkestamise valdkonna inimesed ja siis tuleb meil aruandluse temaatika ja lõpuks siis andmekogumisportaal. Aga mina siis alustan oma ettekannet kerge sellise statistikaga, et see ongi selleks, et illustreerida, mis me siin oleme teinud, et tegevuslubade menetlemise periood on meil nüüd läbi. Kokku siis menetlesime 64 tegevusloa taotlust. Praegusel hetkel on siis veel tegevusloaga krediidiandjad 52, vahendajaid on meil 8 ja juba on esimesedki tegevusload meil kehtetuks tunnistatud. Et sisuliselt siis ajavahemikul 2015 kuni 2017 väljastas Finantsinspektsioon 3 tegevusluba kuus, mis on minu hinnangul päris suur nagu töö. Te ise teiselt poolt teate, et see tegevusloa taotlemise protsess on päris pikk. Kohapealsetes kontrollides siis rääkides on meil praegusel hetkel läbi viidud kontrolle 11. Et sisuliselt siis 2016 aasta teises poolest kuni tänase päevani on meil konstantselt kogu aeg kontrollid nagu käimas. Et kuna tegemist on päris pika protsessiga kuni 4 kuud, et siis see on ka päris suur töö. Aga olgu siis kohe öeldud, et kohapealsed kontrollid ei ole meie ainuke selline sisend järelevalve teostamiseks, vaid ka me teeme nagu kaugkontrolle, erinevaid järelpärimisi ja selleks saavad anda meile sisendi näiteks tarbijakaebused. Ise leiame mingid avalikustatud andmeid, ka konkurendid kaebavad või siis teistelt ametiasutustelt, et nagu te näete, on neid järelpärimisi ka päris palju, et keskeltläbi kuskil 5-6 järelpärimist turuosalistele kuus. Et see järelpärimiste teema toimub meil nii, et täida või selgita põhimõte on seal, et kui me näeme mingit seaduse rikkumist, siis me küsime teie käest selgitusi ja siis teie peate meile põhjendama, miks teil selline lahend on. Tarbijate kaebuste koha pealt võime öelda nii palju, et need 44 kaebust, mis siis eelmine aasta esitati, on aastaraamatus ära toodud, te saate ise sealt vaadata, kas teie kohta esitati kaebusi või mitte. Ja selle aasta statistika on siis 22. Ja need on siis puhtalt nagu krediidiandjate ja vahendajate peale esitatud kaebused. Aga lähme siis. Ja palun. Ja sellega lähemegi kohe nagu edasi, et selleks, et me saaksime kohapealset kontrolli teha, meil peab olema mingi sisend. Et nagu ma mainisin, me saame neid sisendeid nagu erinevatest kohtadest, et väga heaks allikaks on teie poolt esitatud aruanded ka, et me vaatame sealt erinevaid näitajaid, et olgu selleks siis kas viivislaenude osakaal või liialt kõrge krediidikulukuse määr, et neid indikaatoreid on nagu mitmeid, et millal me otsustame ühte või teisse krediidiandjesse minna. Ja nagu ma mainisin, ei ole kohapealne kontroll ainukene selline järelevalveline tegevus, mis me teeme, et kuna krediidiandjate vahendajad on väga palju, et siis me nii kiiresti ei jõua kõikidesse, aga selles suhtes, et me hoiame silma peal nagu kõigil, et selles suhtes ei ole nagu probleemi, et mõni äkki jääb meile 2 silma vahel. Aga siin meil ongi siis ära toodud kohapealne kontroll, et kuidas see meil toimub, et siin on edaspidi kasutatud ainult krediidiandja mõistet, aga krediidivahendajad ei või selle tõttu nagu kergemalt hingata, et see kõik jutt kehtib ka nagu nende kohta. Et kohapealse kontrolli läbiviimiseks siis annab meie juhatuse liige korralduse, seal on ära toodud selle kontrolli eesmärk.
et mida meie siin veel palume ja rõhutame, ongi see, et te vaataksite, mis on selle kohapealse kontrolli eesmärk ja lähtuksite omapoolsest tegevusest ka sellest, et näiteks materjalide kokkupanemisel me rõhutamegi seda, et vaadake, mida me soovime kontrollida ja pange meile kaasa siis kõik need materjalid, mis on nagu asjakohased. Et nagu Andre ka rõhutas, et kui hiljem akti kirjutamise faasis tuleb välja, et aga meil oli olemas see dokument, siis kahjuks sellest ei ole enam mingit kasu, sest et kohapealses kontrollis võtame arvesse ainult neid dokumente, mis on selle perioodi jooksul esitatud. Et see ajaplaan tuleb ka hiljem, et siis on enam-vähem näha, mis see periood on. Aga jah, et ma ei hakka siin neid slaide nagu kõiki ette lugema. Pigem on see põhimõte siin praegu see, et te võtate need slaidid nagu kaasa. Need on teile edaspidiseks nii-öelda nagu spikriks ja teadmiseks, et kuidas see protsess nagu käib, et kui me peaks teie juurde kontrolli tulema, et siis on see nii-öelda lähteülesanne kõigil teada ja see protsess läheb võimalikult ladusalt. Et siis meie see kontroll algabki sellega, et me koostame valimi ja valime välja teatud tarbijad, kelle toimikutega me soovime tutvuda. Et siinkohal on ka meil selline palve, et kindlasti nende toimikute kokkupanemisel jälgiksite seda, mis on seaduses kirjas, ehk siis me eeldame seda, et me näeme nendest toimikutes kõiki neid dokumente, mis on seaduses nõutud. Kui mingi dokument seal puudu on ja meile seda siis selle perioodi jooksul ei esitata, siis paraku see on nagu puudus ja see läheb tähelepanekuna nagu akti kirja. Et selles suhtes tuleb hästi tähelepanelik olla ja võtta siis seadus kõrvale, kui on see toimikute kokkupanemise aeg. Siis kui on see kontrolliperiood läbi, kõik dokumendid meile edastatud, siis hakkab nagu meie töö pihta, et teie siis enam nagu midagi teha ei saa ega ei peagi. Et meie hakkame siis akti koostama. Ja akti on siis meil üles ehitatud selliselt, et toome välja need teie puudused nagu tähelepanekutena ja anname teie tegevusele see hinnangu. Ma ütlen kohe ära, et teil pole mõtet oodata aktist mingit sellist tähelepanekut, et kõik on hästi, kõik on korras. Et positiivseid tähelepanekuid me aktis nagu ei kajasta. Et pigem on kõik nagu negatiivne, et see ongi meie töö, et teostada järelevalvet ja tuua välja teie puudused. Nii, et akti kavand siis esitatakse teile selgituste andmiseks. Siinkohal ma tahakski kommentaariks öelda seda, et see selgituste andmine ei tähenda seda, et mida rohkem ma kirjutan, seda parem. Et see peab olema selline sisuline ja asjakohane, et see peab ümber lükkama siis Finantsinspektsiooni hinnangu. Et pigem ongi mõistlik seal välja tuua, näiteks kui te näete, et jah, võib-olla tõesti see ongi meie puudus, et toote seal oma kommentaarides välja selle, et kuidas te seda puudust likvideerima asute, kuidas te seda edaspidi nagu väldite. Et pigem olekski see selgituste andmise koht nagu selline, et esitate omapoolseid ettepanekuid, et vaat, et meil oli selline puudus, et me teeme nüüd seda ja seda, et seda likvideerida. Ja siis kuu aega siis on krediidiandjal aega neid seisukohti ja selgitusi neile anda. Ja peale seda meie siis kuu aja jooksul koostame lõppakti. Ja lõppakt on siis selline lõplik dokument, mida me soovitame teil võtta kui nagu vajalikku sisendit oma töösse, et seda oma protsesse paremaks teha ja oma tegevusseadusega vastavusse viia. Et selles suhtes see lõppakt on teie nagu alusdokument, et millest me nagu lähtume. Nii, võimalikud järeltegevused ja meetmed, et võib olla ka nii, et me lihtsalt piirdumegi selle akti andmisega, võib-olla on kõik nii korras, et puudub igasugune variant teile mingit ettekirjutust teha või muid meetmeid kasutada. Aga kui selline asi peaks juhtuma, et ikka mingid puudused on, siis on meil nii haldusõiguslikke meetmeid kui ka siis
on võimalik alustada ka teatud rikkumiste osas väärteomenetlust, et alati me ikkagi kaalume nende meetmete kasutamist. Ja kui lähebki ettekirjutuse tegemiseks, et siis tuleb vaadata seadust, et ettekirjutusega on Finantsinspektsioonil suhteliselt suured õigused, et ütleme nii, et see ei ole nagu meeldiv, kui need nagu käiku lastakse, et pigem on oleks hea, kui te nagu järgiksite kohe algusest peale nagu seadust ja asuksite kohe peale akti saamist neid puudusi kõrvaldama. Ja siis me oleme siin ära märkinud ka võimalik järelkontroll, aga see on puhtalt nagu meie otsustada, et kas me näeme sellel vajadust või mitte. Et seda me nagu kaalume iga kaasuse puhul nagu eraldi, iga krediidiandja puhul eraldi. Siin on ära toodud meil kohapealse kontrolli selline indikatiivne ajakava, et seda pole vaja siis kirja panna, nagu me rääkisime, et alati avakohtumisel me anname ka krediidiandjale sellise info edasi, et mis aja jooksul midagi toimuma hakkab, et oleks siis see koostöö võimalikult ladus. Siis järgmisena oleme ära nimetanud need materjalid, mis me siis kohapealse kontrolli ajal nagu kogume. Et need on siis selle rangelt piiratud selle kontrolli perioodiga, et hiljem, kui leitakse maja pealt mingi dokument, et siis kahjuks me seda nagu enam arvestada ei saa. Aga need dokumendid võiks nagu üle vaadata ja panna valmis, et kui FI peaks kontrolli tulema. Et peamine dokument siis meie jaoks on nagu sise-eeskiri ja mis see kohapealse kontrolli mõte ongi, et vaadata seda, et kas teie sise-eeskiri läheb kokku selle reaalse krediidi andmise protsessile. Et kui see tegevusloa taotlemine oli, et siis tihtipeale oli, et copy-paste on ju kellegi teise dokumendist ja tegelikult võib-olla see sise-eeskiri ei reguleerigi seda, mis tegelikult krediidiandjas toimub. Et seda me kindlasti ka kohapealse kontrolli käigus kontrollime, et sise-eeskiri vastaks seadusele ja omakorda siis see krediidi andmise protsess vastaks sise-eeskirjale. Siin me oleme välja toonud siis peamised puudused, mis me oleme kohapealse kontrolli käigus nagu avastanud, et suhteliselt ühesugused on need puudused, sellepärast me oleme siin mõned nagu välja tulnud ka. Et krediidivõimelisuse hindamise metoodika juures ongi see probleem, nagu Andre ka märkis, et meil ei ole nagu aru saada, et kas see, mis on sise-eeskirja kirja pandud, toimib ka reaalselt, et sise-eeskirjas on ilusti kopeeritud see kaalusparagrahv 49, aga ei ole näha, et see ka reaalses krediidi andmise protsessis kajastus. Ja krediiditoimikute kohta sai ka juba mainitud, et päris mitmeid nagu dokumente puudu ja selle krediiditoimiku pidamisel ei lähtuta sellest kaalusparagrahvist 48. Või me näeme, et krediiditoimikus on olemas tarbija konto väljavõte, et meil on selline märge olemas, aga millegipärast seda Finantsinspektsioonile ei ole esitatud. Siis sise-eeskirja koha pealt on ka märgitud seda, et see peab minema kokku selle reaalse krediidi andmise protsessile. See on väga tore ja teretulnud ka meie poolt, et mõeldakse välja erinevaid infotehnoloogilisi lahendusi, aga samas meie oleme ikkagist siin selleks, et krediidiandjate üle järelevalvet teostada ja kui me ei näe, mida see süsteem endast kujutab, mida seal arvesse võetakse, siis me ei saa öelda, et 100% kindlusega, et jah, see krediidiandja täidab seadust. Et kui te arvate, et näiteks selle infosüsteemi kirjeldus liialt risustab teie sise-eeskirja, siis selleks võib olla täiesti mingi teine dokument, mille te siis meile näiteks kohapealse kontrolli käigus esitate. Et meil peab olema nagu aru saada, et kuidas mingid protsessid töötavad. Ja siis on viimasena ka siin ära toodud selle krediidikulukuse määra probleem, et seda me oleme näinud nii kohapealse kontrolli käigus, kui ka siis aruandlust screenides, et endiselt on osadel raskusi sellest ülempiirist kinnipidamisega. Et seal võib erinevaid põhjusid olla, et lihtsalt tahaks teie südamele panna, et palun järgige seda numbrit.
ja siis kõige suurem murekoht, jällegi nagu sai Andro poolt enne märgitud, ongi see tarbija poolt esitatud teabe kontrollimine. Et siin me mõistame ka täiesti krediidiandjate muret, et ei ole seadus selles osas liiga täpne. Aga meie seisukoht on ikkagi nii, et inimese sissetulek peab olema vähemasti kindlaks tehtud alati. Et siin on nüüd erinevaid kaasaegseid lahendusi, kuidas seda teha. Et kas siis sellest pensioniinfokeskusest või siis pangakonto väljavõttelt, et sissetulek peab olema siiski kontrollitud. Ja siis erineva kohustuste kontrollimisel on siis erinevad aspektid siin mängivadki rolli, et ongi see, et see sõltub võib-olla krediidisummast, võib-olla sõltub sellest kliendi suhtest, mis on olnud. Et see sõltub nagu päris paljudest erinevatest faktoritest. Oluline on ka see, et te olete selle metoodika enda jaoks läbi mõelnud, selle arusaadavalt sise-eeskirja kirja pannud ja me oleme sellest nagu ka aru saanud kohapealse kontrolli käigus, et kuidas see metoodika teil täpselt toimib, et kuidas ja millal te tarbija poolt esitatud teavet kontrollite. Ja nüüd kindlasti on hästi palju küsimusi võtnud, et me Kerstiga hea meelega vastame. Et võime ka siin tagasi minna ja ma käisin hästi kiiresti üle praegu need slaidid, et ei tekkinud küsimusi? Okei, kui küsimusi, jah. Kuidas see ei suhtud sellesse, et viidi väikese üks lihtsalt valitud, siis tekitab tulu peale teadlikult. Ja nagu me ka enne ütlesime, siis tegelikult meie see järelevalve on riskipõhine. Ma olen nõus, et kõikidesse me ei ole veel jõudnud, küll me jõuame. Aga me püüame nagu võtta eeskätt need, kes meile silma hakkavad ja sealt edasi minna. Ja et selles suhtes, et olge nagu mureta, et meie silmad on nagu kõikjal, et väga heaks indikaatoriks ka näiteks tarbijakaebus, et kui me näeme tõesti, et selle krediidiandja osas on päris mitmeid tarbijakaebusi tulnud just selle peale, et mulle anti laenu, aga mitte midagi ei kontrollitud, et siis on meie jaoks kindel signaal, et sinna on vaja kontrolli minna, jah. Et see ebavõrdsus kaob peagi, uskuge meid, et me oleme varsti kohal. Miks on dokumentide kokkupanekuks antud just 1 nädal ja mitte näiteks 2 või 3 või midagi muud, et sellest materjalist, mis te saate, sõltub ju väga palju see, mis on tulenud. Ja üldjuhul ei ole selle osas tulnud tagasisidet, et see aeg oleks liiga lühike. Samas me peame sellest nii-öelda kontrolli pikkusest kinni pidama. Tõenäoliselt juhul, kui nüüd krediidiandja ütleb, et tõepoolest, et tal on materjale väga palju mingil põhjusel, ta kohe kindlasti ei jõua, siis me vaatame selle üle, aga hetkel ei ole olnud situatsiooni, kus krediidiandja ütleb, et ta kindlasti ei jõua. Sellisel juhul me vaatame üle, et mis siis täpsemalt juhtunud on, aga üldjuhul need dokumendid on teil ju olemas. Te peate need lihtsalt meile edastama. Teatud juhtudel võib-olla kokku panema, et teil on dokumenti erinevates kohtades, aga need on asjad, millega te igapäevselt tööd teete. Et me eeldame, et need on teil ka käepärast. Aga võib juhtuda mingisuguseid erandjuhtumeid, et siis vaatame üle lihtsalt. Et see pea olema kindlasti 1 nädal, et see sõltub nagu krediidiandjast ja meil on siin nagu selle ajakavas oli näha, et meil on avakohtumine vajadusel võib-olla veel kohtumisi, et kõik on nagu läbirääkimiste küsimus, et nii palju kui on krediidiandjaid, võib olla ka neid erinevaid krediiditoimikuid, et kes kuidas peab, on ju elektroonselt või paberkandjal, et see on nagu läbirääkimiste küsimus. Jah. Küsiks sa positiivse riisti kohta, kas sellest on? Ja selle osas me ei oska teile nii-öelda, meie omalt poolt seda ei koosta, et me ei oska hetkel mingisugust täiendavat informatsiooni anda, et iseenesest hea küsimus, aga... Ja selle positiivse registri puhul, et kindlasti Finantsinspektsiooni poolt me tervitame niisugust lahendit, et jälle üks allikas juures, kus tarbija kohustusi kontrollida. Et ma tean, et Rahandusministeeriumis tegeletakse selle asjaga, et viiakse läbi kerge hange selle üle-euroopalise uuringu nagu teostamiseks, et kuidas siis mingil maal see kohustuste kontrollimine lahendatud on, et see on praegu käimes, sellega liigutakse Rahandusministeeriumis edasi, et nii palju ma oskan öelda kommentaariks.
küsimusi? Okei, tundub, et ei ole. Võib-olla, kuna meil vist on sutsukene aega veel, et siis võib-olla lihtsalt nagu üldiselt nagu rõhutaks üle need põhiasjad, et kui me tuleme kontrolli, hästi palju me näeme seda, et teil tegelikult on mingid dokumendid olemas, aga te ei ole pidanud vajalikuks neid meile edastada. Et vaadake ise ka oma pilguga üle, et need dokumendid, mis te meile edastate, et need dokumendid annavad selle edasi, mida te tegelikult teinud olete. Et kui te teete mingisuguseid päringuid, kui te olete küsinud konto väljavõtet, et meie saaksime ka seda näha. Et hiljem me ei saa seda aktis enam arvesse võtta, olenemata, et te tegelikult võib-olla olete seda teinud. Ma mõtlen, mis meil veel on sellised asjad, mis meil on jäänud üles. Konto väljavõtteid näiteks ei ole meile edastatud, kuigi on küsitud. Et teil endal on see olemas, meile te ei edasta. Et samamoodi, et me palume, et need meile edastaksite. Et ja Kerstiga väga nõus, et seepärast märgimegi, et vaadake seda korraldust, et vaadake seda, mida me teie juurde kontrollima tuleme. Et meie ei tea, missuguseid sisedokumente teil veel olemas on, et võib-olla teil ongi loodud mingi juhis näiteks nendele inimestele, kes krediidivõimeliselt hindavad iga päev. Et me soovime kõike neid dokumente näha, et need dokumentide puhul, et mida rohkem, seda uhkem, et see nagu kehtib, et ärge nagu hoidke nagu endale mingid dokumente ja siis pärast akti kommentaarides ei soovime lugeda seda, et tegelikult meil oli olemas see, et sellest ei ole kasu enam siis. Et mida rohkem, seda uhkem nende dokumentide osas. Kas sellised juhised, mis võivad täiendada sise-eeskirja, kuidas te vaatame, kas need on ka sellised, mille on see korrelatsiooni teadusega? Kui see on... Nagu eelmine alla, siis selles mõttes vaadake ise üle, et kui see juhis puudutab näiteks seda krediidi andmist, mis loogiliselt meid võiks huvitada, et siis me kindlasti tahaksime seda näha. Et kui ta on nagu selle krediidi võimelisuse hindamisega seotud dokument, et siis me tahaksime seda näha. Samamoodi tegelikult ka toimikute puhul, et kui te need meile saadate, teie ise saate nendest kõikidest toimikutest väga hästi aru oma süsteemidest, absoluutselt. Kui te vaatate peale, et kui inimene teie maja väliselt seda toimikut näeb ja kui sellest on väga raske aru saada, et teil on seal ainult võib-olla mingisugused lühendid ja nii edasi, et te võite lühikese selgituse kaasa panna ükskõik millisel moel, et meil oleks võimalik teie dokumentidega tutvuda ja teie toimikutega. Toimikutes võib olla palju rohkem vajalikku infot, aga me ei oska lihtsalt seda nagu leida sealt, kuna me ei tea kõikide teie lühendeid. Et see oleks nagu selline... lihtsalt oleks hea seda näha. Ja tegelikult võib üldjuhul öelda, et kõikides, kus me oleme koha peal käinud, et te olete tegelikult positiivselt toredad olnud, et meil ei ole nagu midagi negatiivset selle koha pealt öelda, et on ilusti vastu võetud, oleme omavahel suhelnud, oleme meilidel saanud suhelda, et selles mõttes tegelikult nagu Astrid küll ütles, et me midagi positiivset ei ütle, aga selle koha pealt on nagu hästi. Et muidu meie eesmärk on siiski nagu krediidiandjate koostööd teha ja et siin ühine eesmärk, et tarbijal oleks nagu kõik hästi, oleks nagu täidetud, et me ei ole need kurjad, kes nagu pitsaga tulevad, et me tahame, et teil kõik nagu korras oleks ja toimis. Just. Aga kui rohkem küsimusi ei ole, et me lähme võib-olla edasi ja kui lõpust aega jääb, et kui veel küsimusi tekib, et siis võite küsida, et siis vastame. Ja, ma annan siis sõnajärje edasi Andres Palumaale ja Sandri Heinale, kes räägivad teile rahapesu ja terrorismi tõkestamise valdkonnast, aktuaalsetest teemadest. Palun. Tere. Mina olen Andres Palumaa. Palju vist põldega oleme kohtunud, aga kuidagi meil on esimene kogemus jagada ennast kahe saali vahel, eks ole, te saate aru, et sellegi, kellel on suurem saal, võib-olla parem nähtavus, siis siin saalis on pehmemad toolid. Et me üritame kuidagi siis seda tasakaalustada olukorda, aga hoolsusmeetmetest natukene siis. Ja hoolsusmeetmed, nagu te teate, on siis Finantsinspektsiooni üks selline valdkond, millega me tegeleme läbi kõikide subjektide. Normid on kõigile samad, paratamatult, nii et täpselt samu küsimusi, mida me küsime pankade käest, küsime ka krediidiandjate käest ja eeldame, et neid ka samamoodi täidata. Et alustuseks natukene meie möödunud aasta tegevusest statistikat.
numbrid võib-olla on teile juba tuttavad, aga siin oli küsimus kohapealsete kontrollide arvust. Lisaks kohapealsetele kontrollidele meil on suur osa nii-öelda ad hoc ja offsite kontrollidel. Kõik krediidiandjad ja vahendajad said ka möödunud aasta lõpus küsimustiku. See läheb offsite kontrolli alla ja sealt kogutud andmed on põhimõtteliselt samasuguse õigusjõuga nagu kohapealse kontrolli käigus kogutud. Eesmärgid on pisut teised, aga me saame korraga enam-vähem pildi kätte, mis teil toimub. Sander pärast, natukese aja pärast räägib ka teile siis, millised on need üldised tähelepanekud. Kahjuks peab ütlema kohe ette, et väga palju oli nii-öelda tühja tabeleid, mis me tagasi saime. Kas olid nullid või ei olnudki midagi, no, aga ühesõnaga sellest natuke hiljem. Nüüd veel kontrollidest, ehk te näete, et krediidiandjad ja vahendajad 62, kohapealsed kontrolle 5, eks ole, nüüd suures pildis siit saate ka aru, kus fookus on, eks ole. Fookus tegelikult on krediidi ja asutustel, kes siis on ikkagi kõige nagu olulisemad turuosalised, aga see ei tähenda, et tähelepanu teile oleks väiksem või nõrgem. Ja kui keegi väga soovib, siis meil on olnud ka vist sellised, kes on soovinud kontrolli, mille pärast kontrolli peetakse selliseks nagu kvaliteedimärgiks, et kui kontroll tehtud on, et siis on nagu lihtsam elada edasi. Päris ta ei saa, aga igal juhul jah. Nüüd suures plaanis, mis siis Finantsinspektsiooni hoolsusmeetmete või rahapesu tõkestamise kontrollide tulemusel selline kõige nähtavam tulemus on see, et süsteemis tervikuna on siis mitteresidentide hoiuste osakaal vähenenud. Ütleme 19% pealt on langenud alla 10. Ja siis selle sees nimetatud offshore riikide osakaal on langenud alla protsendi. See on selline üldine indikaator, mis tasuks meelde jätta ja see iseloomustab tegelikult meie sellise nagu kogu süsteemi struktuuri muutust. Nüüd ei saa öelda, et kõik mitteresidendid on kõrge riskiga, võib-olla see offshore on siis kõige kõrgema riskiga nendest, aga see näitab igal juhul mõlema parameetri puhul langustrendi. Nüüd seesama graafika absoluutarvudes ka, et nüüd möödunud aasta, siin on isegi juuni seisuga oli nii-öelda offshore'ide hoiuste osakaal 165 miljonit. Et ütleme, panganduse jaoks ei ole nüüd väga suur number, arvestades seda, et paljud nendest offshore'idest on tegelikult täitsa valged ja ütleme sellised nagu ärikeskkonnas sõltuvad, näiteks laevandus või mõned finantsvahenduse firmad. Ehk et kõiki ei saa pahaks lugeda, aga üldiselt jah, numbrid räägivad enda eest. Nüüd siia juurde, mis on huvitav, on see, et kui nüüd üldine langustrend on, siis mõned mitteresident riikide hoiused tõusevad. Siin peaks olema ka indikaator, eks ole, te näete siin. Ja tõusevad just nii-öelda Euroopa Liidu liikmesriikide pärit hoiused, keda me ise tegelikult peame ka erinevatel põhjustel kõrgema riskiga riikideks, näiteks Küpros, Malta, Inglismaa, Luksemburg ja siin graafiku peal on ka Venemaalt pärit hoiused. Sest ütleme oma analüüsi jaoks paljud idast pärit äriettevõtted on kolinud offshore'idest siis Inglismaale, Küprosele, ühesõnaga valgetesse riikidesse. Seal on näha väike tõus. Et ütleme, päris nii ei tasu võtta, et kõrge riskiga riigid ja kliendid on süsteemist läinud, nad muutuvad valgemaks. Aga see ei tähenda, et nad oleksid siis meie nagu skoobi alt väljas. Et nii palju siis nagu sellisest järelevalvelisest tegevusest, et ma saan aru, et teie klientide portfellis väga palju mitteresident kliente ei ole. See peaks tulema välja ka meil offside küsimustikust, aga küll peaks olema teil kõrgema riskiga kliente. Ja kõrgema riskiga kliendid näiteks on riikliku taustaga isikud. Nüüd
seaduse järgi tuleb neid tuvastada ja nende suhtes kohaldada tugevdatud hoolsusmeetmeid. Ma ei tea, kas kellelgi on ette tulnud riikliku taustaga isikuid? Kuidagi kahtlane, kui me küsime sama küsimust pankade käest, siis on ka umbes niimoodi, et no mõned sajad on. Kui me küsisime krediidiinfo käest, kes neid numbreid kokku läheb, siis nende arvates Eestis definitsiooni ja funktsioonide järgi peaks olema kusagil 55 000 siseriikliku taustaga isikut. Noh, muidugi sinna lähevad ka kohalike volikogude liikmed ja nende lähikondsed, see ring läheb üsna laiaks ja üsna selliseks nagu rohujuure tasandile välja. Et kõik ei ole nii-öelda siis sellised kõrgendatud korruptsiooniohuga, mida siis nende puhul eeldatakse, aga küsimus on pigem selles, et kas te tuvastate need ja kas te tunnete nad ära. Kuidagi kahtlane on, et ükski PEP ei ole tulnud kui laenu küsima või näiteks järelmaksuga mõnda toodet ostma. Vähe usutav. Aga võib-olla on põhjus selles, mis keegi eriti siis ei vasta, et seadus annab mõne sätte, mis ütleb, et kohaliku riikliku taustaga isik just või teda võib nagu kohelda ikkagi nagu tavapäraselt. Seda küll, aga see ei vabasta sellest, et ei võiks need ära tunda. Võib-olla siin järelevalve kontekstis on ikkagi põhjust rääkida ka seda, esiteks, miks me teeme, mida me teeme, kust need prioriteedid tulevad. Esiteks on meil nagu seadusest tulenevad kohustused, meil on siis erinevad riskianalüüside põhjal nagu kujunenud prioriteedid, aga lisaks sellele me peame arvestama sellega, et meid, läbi meiega siis Eesti finantssüsteemi hinnatakse väga erinevad hindajate poolt. Ja üldiselt on väga kehv kogemus, kui nagu tuvastatakse, et keegi ei tea, pole kuulnud, pole näinud, pole aru saanud. Nagu ikkagi oleme selle terve süsteemi hea maine eest. Ja seetõttu pole välistatud, et kusagilt tehakse kontrollost või kontrollküsimus ja siis on väga kehva lugu, kui ei tea või tunne. Aga veel... Mida te mõtlete, kui ei tea või ei tunne on, kas nägugi peaks teadma? Samas mul on küsinud, kus on see riiklik andmebaas PEP-ide kohta? Kõik me siis ära tunneme? Mitu väga head küsimust. Esiteks, teate seda lugu, kuidas Lennart Meri valimas käis, temalt häält ei võetud vastu, kuna tal olid isikut tõendavat dokumenti kaasas. Küsid, kas te siis tõesti mind ei tea, ma olen Lennart Meri, teie president. Te teame küll, aga seadus nõuab, et peame teid tuvastama teie dokumendi kaudu. Ja siin kahjuks mööndusi normis teha ei saa. Nüüd riiklik andmebaas, sellist kohustust ei ole nagu otseselt riigile pandud. Küll näiteks krediidiasutused kasutavad kommertslahendusi ja teadaolevalt Pangaliidus on väljatöötamisel ka funktsioonide põhine selline loetelu, kus on hõlpsamini tuvastatav isik tema ametikoha järgi. Aga see ei laiene perekonnaliikmetele või lähikondsetele, kelle olemasolu või seoseid tuleb ikkagi ise tuvastada, näiteks rahvastikuregistri andmebaasi vahendusel. Nüüd siseriiklik, välisriiklik, see piir hägustub ja see vahe kaob ära muutuva selle rahapesu regulatsiooni tõttu. Et kui sa väidate, et täna seda kohustust ei ole, siis ütleme muutuva õiguskeskkonna tulemusel te peate ikkagi hakkama tuvastama. Ja näiteks väga lihtne näide, kui kasutada kommertsandmebaasi, näiteks Lätis, siis seal on Eesti PEP-id sees. Ja sama andmebaasi põhjal peaksid olema ka teile tuvastatavad Eesti PEP-id. Meil on olnud kohapealsete kontrollide offside'i käigus see sama küsimus. Valdavalt vastus on see, et see lahendatakse niimoodi, et küsitakse kliendiga. Kas on teil riikliku taustaga isiku tunnus või staatus? Ja või? Ja Sander võib kinnitada, mulle tundub, et enamikel juhtudel seda väidet ei kontrollita. Ei guugeldata, ei tehta mitte midagi. Et nõrk koht ongi selles, et esitatud andmeid isiku staatuse kohta peab kontrollima.
nüüd, kuidas see sisustatakse, selle kohta nagu head vastust ei ole. Nii, aga nüüd ma annaks edasi sõna Sandrile, kes siis räägib natukene kaugkontrolli tulemustest ja siis jätkame siis isikusamasuse tuvastamise meetmetega. Jah. Tere ka minu poolt. Nagu Andres juba eelnevalt tutvustas, siis minu nimi on Sander Hein. Olen finantsteenuste järelevalve divisjoni jurist ja annan teile ülevaate rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise teemalise kaugkontrolli käigus ilmnenud tähelepanekutest, millele saate edaspidi oma tegevuses võib-olla natukene rohkem tähelepanu pöörata. Alustuseks tutvustan teile off-site kontrolli eesmärke. Sellise meetodi abil soovib Finantsinspektsioon kaardistada teie kui kohustatud isikute riskidest arusaamise ulatust ja riskiisu. Samuti saame kaugkontrolli tulemuste põhjal kaardistada süsteemseid riske. Laekunud vastuste abil soovime saada asjakohase pildi valdkondade kohta, millele peaksime võib-olla natukene rohkem tähelepanu ise pöörama ning ühtlasi on ka teie poolt esitatud kaugkontrolli vastuste abil võimalik meil täiendada Finantsinspektsiooni riskipõhist järelevalvemudelit. Peamised tähelepanekud. Hoolsuskohustuste täitmine on paljudel juhtudel formaalne. See tähendab, et isegi kui asjakohased meetmed on paika pandud, näiteks siseprotseduurides, siis tegelikkuses neid ei pruugita kõikidel juhtudel siiski rakendada. Toon selgituseks siis järgnevad näited. Näiteks isiku samasuse tuvastamise ja andmete kontrollimise kohustuse mittenõuetekohane täitmine. Kui teatud tingimuste täitmisel tuleb kliendi osas koguda täiendavat informatsiooni, siis seda tegelikkuses ei pruugita alati teha. Eeltoodu kehtib ka siis PEP-ide osas, nii nagu Andres juba rääkis, ja muu kõrge riskiga isiku osas. Ehk siis piisavaks ei pruugi olla see, kui riikliku taustaga isikute tuvastamise puhul piirdutakse lihtsalt vastava sisulise kinnitusega, et ei ole PEP-i tunnust isikul, kuid seejuures täiendavalt andmeid ei kontrollita. Kogutud vastustest selgus ka see, et mitte alati ei toimu kohustatud isiku poolt klientide vara päritolu tuvastamist. Samas on tegemist ühe väga olulise hoolsusmeetmete osaga. Nägime vastustest, et puudujääke on ka ebaharilike tehingute ja rahapesu kahtlusega tehingute osas. Näiteks oli juhtumeid, kus kohustatud isik jättis, selliseid juhtumid tegelikult oli mitmeid, kus oli kas 10 või isegi 100 juhtudel kohustatud isik jätnud tehingu tegemata või oli isegi ärisuhte kliendiga lõpetanud põhjusel, et klient ei esita tal küsitud andmeid, aga samas nendel samadel juhtudel ei pruukinud olla mitte ühtegi ettevõtte sisemist teadet ebaharilikust tehingust või rahapesu kahtlusest ja samuti ei olnud ka neid teateid esitatud rahapesu andmebüroole. Samuti nähtusid ka olukorrad, kus sisemisi teateid küll tehti, isegi mõõdukalt, kuid mingil põhjusel ikkagi rahapesu andmebüroole neist ühtegi ei esitatud. Üldine tähelepanek oli ka see, et kohustatud isikutel on iseendal puudulik ülevaade ja statistika rahapesu andmebüroole esitatud teadete sisust. Nii puudub neil endal võimekus analüüsida, mis valdkonnas enim teateid tekib. Siin juhul siis pean seda silmas, et kui meie off-site'i tabelis ei olnud esitatud statistikat sellest, et millega rahapesu andmebüroole esitatud teade seotud oli, et kas tegemist oli rahapesu kahtlusega, terrorismi rahastamise kahtlusega või näiteks finantsaktsiooni subjekti tuvastamise olukorral. Vastustest nähtus läbivalt kohustatud isikut ekslik seisukoht, et füüsilise isikule finantsteenuste pakkumine ei too kaasa rahapesu ja terrorismi rahastamise riske. Et tegelikult need riskid on siiski olemas ning need võivad seonduda näiteks sellega, et tehingus kasutatud rahalised vahendid on pärit kuritegelikust tegevusest või klient annab käsundeid rahalistele vahenditele, mis ta on saanud laenuks ning soovib need rahalised vahendid edastada kolmandale isikule, kellega kliendil tegelikult endal seos puudub.
samuti viitab rahapesu riskile olukord, kui tehingus kasutatud rahaliste vahendite allikat ja päritolu ei ole võimalik tuvastada või selgitus selle kohta on olnud ebaharilik või kahtlane. Kõikidel juhtudel ei olnud koostatud riskihinnangut või ei olnud määratud riskiisu. Isegi kui kohustatud isiku teistest protseduurireeglitest või strateegiadokumentidest on võimalik teha mõningaid järeldusi riskiisust või riskihinnangust, tuleks need siiski kirja panna eraldiseisvatesse dokumentidesse. Nende dokumentide kehtestamise eesmärk on tagada, et kohustatud isikud oma reaalses tegevuses kui ka meie silmis saaksid aru, millised on teie endal strateegia elluviimisega kaasnevad riskide tüübid, riskide tasemed, milliseid vastumeetmeid nende riskide maandamiseks kasutate. Viimasena mainiksin veel ära ebapiisava koolituste arvu, et siin juhul me ei ütle ette, millises mahus või hulgas peaksite kas ennast oma töötajaid koolitama, kuid oluline on saavutada see, et iga töötaja teaks, milline roll on temal rahapesu tõkestamisel, milliseid ülesandeid oma rollist tulenevalt täitma peab. Ei pruugi piisav olla see, kui näiteks ettevõttes ei ole ühtegi selleteemalist koolitust läbi viidud töötajate osas ning ka ettevõtte enda juhatuse liikmed on vastava sisulise teabega siis tutvunud ainult rahapesu andmebüroo kodulehel oleva informatsiooni põhjal. Aitäh! Jah, kas on küsimusi äkki? Võib praegu küsida? Jah, et kui mina või Andres saame siis aidata. Mul on näiteks küsimus selle kohta, te ütlesite, et rahaliste vahendite päritolu peaks tuvastama. Et kui meil on tegemist tarbijakrediidi pakkujaga, siis kuidas Finantsinspektsiooni hinnangul peaks nende rahaliste vahendite päritolu kontrollima? Et ilmselgelt on enne krediidi väljamaksmist tehtud inimesele kontrollitud tema sissetulekuid, kas seal on regulaarne sissetulek näiteks kas palga või mingi muu tulu näol. Mida peaks veel tegema? Selles suhtes te tegelikult vastasitegi iseenda küsimusele, et juhul kui on juba kõik need toimingud teostatud, siis on sellest eelduslikult, kui mingisuguseid täiendavaid kahtlusi ei teki, peaks olema juba aru saada, et kus selle isiku vara pärineb, aga kõikidel juhtudel ei ole tegelikult ka see, mis te just ütlesite, et need tegevused ei ole alati tehtud. Okei, aga eeldusele, et need on tehtud nii nagu krediidivõimelisuse hindamise protsess ette näeb, siis tegelikult täiendavalt rahaliste vahendite päritolu, kui tehakse mingeid tagasimakseid, ei hakka keegi kontrollima. No jah, ma veel kord ütlen, et see võib teatud asjaoludel siiski vajalikuks osutuda, näiteks sularahalised tagasimaksed laenude puhul, juhul kui see asi on võimalik ja nii edasi. Siis on küsimus riikliku taustaga isikud, enne kui saalist tuli ka, et mida siis peaks ikkagi tegema, kui kliendi enda kinnitusest üksinda ei piisa? Tegelikult, nii nagu Andres juba eelnevalt ka mainis, et üks selline meetod näiteks on teha ise internetis täiendav otsing, kasutada selleks erinevaid kommertsandmebaase. Tegelikult seadus selles suhtes mingisuguseid kindlaid meetmeid ette ei ütle, eks ole, et see on iga kohustatud isiku enda otsustada, et millisel moel ta seda kontrolli läbi viib. Küsimus jaoletti nüüd teada, mida Finantsinspektsioon ka piisavaks peab, et sellele ka siis vastata ja teha seda nii nagu vaja oleks. Vaadake, see ennem ütlesin, eks ole, need on sellised üldised kohustused, mis on kõigile tegevusloaga siis subjektidele laiema. Ei saa öelda, et teile see ei laiem, see on teie kohustus. Oma kohustuse täidate või selle sisustate ise sobiva meetme. Mida me eeldame, et selle täitmisel saavutate sisemise veendumuse, et jah, ma tegin selle ära ja ma olen veendunud, et ma tegin piisavalt ära. Ja nüüd, kui meie tuleme teie juurde, siis me küsime, et kuidas te selle riikliku taustaga isiku tuvastasite, siis te ütletegi meile. Jah, tegin seda. Täpselt sama, et tegin krediidivõimelisuse hindamisel seda ja seda.
muuseas, kui te lubate, kolleegid, mulle tegelikult silma jäänud tegevuslubade menetluse ajast alates krediidivõimelisuse hindamiseks esitatakse meile näitajad. Kopeeritakse pildina see valem. Tõime tahvli siia, et igaks juhuks, et kas mõni julgeb siin tahvli peal ka selle ära arvutada. Mu kahtlus on, et tegelikult seda sisustata nii nagu norm nõuab. Kui te ütlete, et käsi südamele teeme, oskame arvutada une pealt, väga hea, me saame ka rahulikult maha. Aga ühesõnaga, nende hoolsusmeetmete kohustuse täitmisel, see kohustus tuleb täita kuidagi, see ei ole formaalne, et vara päritolu. Vaatan, tundub näo järgi sükene enam-vähem maksuvõimeline, küllap on raha on. Midagi peaks tegema ja see tegevus peab olema kuidagi tuvastatav hilisema kontrolli käigus. Jah, otsisime natuke juhiseid, et enne käis läbi sõna guugeldamine. Guugeldame, kas on veel midagi, mis oleks juhiseks? Üsperpektide puhul. No kui te juba isik ütleb ise, et ei ole, guugeldate ja tõesti midagi ei ole. No fikseerite need kaks asja, siis tõenäoliselt olete saavutanud veendumuse. Aga ütleme, see on jällegi standard, aga see on nüüd ütleme miinimum. Me eeldame, et ikkagi te äri ühel hetkel kasvab suuremaks, üle piiri läheb, suhted muutuvad selliseks laiemaks, siis võib-olla ei piisa. Siis peate rakendama ka ütleme selliste kolmandat osapoolte aru. Minust probleemis pereliikmed ja suhtes, kes on ka tegelikult definitsiooni ole. Sama pereliige ta ise ei tea tegelikult. Ei tea ka mõni, ei tea guugeldada. See on täpselt selline väga nimede. Ma ei tea, tegelikult ta peaks seda kohustust täitma. Ega see ei muuda isiku suhtes mitte midagi. Tal on endiselt õigus, et toodet saada, teenust saada, kõike muud. Lihtsalt norm kohustab teid teda tuvastama. Ja ei muudabki selles mõttes, et ma ei ole tuvastanud. Ma ei oska seda tuvastada, ma ei saa seda tuvastada. Ma tegelikult seda teeks. No jällegi. Ei tea tegelikult. Ei tea. No jällegi suhtuge nüüd mõistlikult asjasse, eks ole, kui te olete oma poolt sammud ära teinud, jõudnud arusaamisele, et ei ole ja võib-olla isegi kui on, siis te märgite, et sellel hetkel ei tuvastanud isiku tegevusega seonduv risk vastab tema elu või äri või tegevuse profiilile, mingid muud ohtu sellega ei kaasa. Aga nagu sellist silma kinni panemist nagu selle olukorra ees on see kõige ebameeldiv. Kas Finantsinspektsioon võiks aktsepteerida sellist mõttekäiku, et enamus nendest krediidiandjatest, ma arvan, kes täna siin saalis istuvad, maksavad selle esimese makse, mis nad välja maksavad laenuna tarbijale siis ikkagi ülekandega ja makstakse siis tehakse ülekanne ikkagi Eesti krediidiasutusse või siis filiaali, mis on välisriigi Eesti filiaal. Ja sellega tegelikult täidetakse juba ära üks tugevdatud hoolsusmeetmetest. Kes täidab? Kes täidab? See on oluline küsimus. Teie ei tee mitte midagi. See teine isik võib-olla tegi, võib-olla, aga mitte teie. Rõhutan veel kord, see kohustus on igal subjektil endal. Nii. Aga kui nüüd tehakse selline ühesõnaga kasutatakse nendeks välja ja siis tagasimakseteks ainult Eesti pankade kontosid, siis kas me saaks öelda, et tugevdatud hoolsusmeetmed on sellega täidetud ja miks me siis üleüldse tuvastame neid PEP-e sellisel kujul, et lähme kaugemale kui võib-olla see, mida me enne rääkisime, et kinnitus pluss guugeldamine. Vaadake, kolmas kord nüüd ütleb, et see on teie kohustus. See on teie kohustus. Te saate oma kohustuse edasi anda. Selleks on kaks lahendit. Aga kui te seda teinud ei ole, siis see on kohustus teile ja te peate selle ise täitma. See, et keegi kusagilt võib-olla rõhutab, võib-olla teeb, see ei vabasta teid. Aga need lahendid on nii lihtsad. Soovitame tõsiselt nagu täita neid ja ütleme suhtuda ka tõsiselt. Vaadake, siin on mõned krediidiandjate esindajad ka, me kohtume nendega regulaarselt Pangaliidus, seal on rahanduse tõkestamises töökond. Teemasid arutatakse regulaarselt.
kokkuleppe või üksmeele saavutamine on raske, väga raskelt tulev, aga see liigub. Hea võimalus oleks, kui teil oleks ka oma selline ümarlaud, saaksime neid teemasid arutada. Ma kardan, et ühe korraga ei pruugi see kokkulepe tulla nii lihtsalt. Sest see märksõna on mõistlik põhimõtteks. Me ei taha tõesti teid liigselt koormata, aga me ei saa ka öelda, et kuulge, et jätke see osa normist täitmata. See on kahjuks kaasneb tegevusloaga selline kohustus, et tuleb normi täitma. Aga nüüd... Sealpool oli vist tegelikult üks küsimus veel, nägin ühte kätt. Küsiks rahapesu kulutuskohta, et seda landet oluliselt, siis me oleme suur aastal üritanud seda kätte saada rahapesu büroos. Kas teie poolt on oodata ka koordineerimist, organiseerimist, kuidas seda kulutuskohta saab? Kas te saaksite palun korrata uuesti, mida te ootate rahapesu andmebüroost? Rahapesu kulutuskohta. Kas teie poolt on oodata, et me organiseeriks seda koordineerimist? Koolitus. No kahjuks on vastus see, et meil puudub esiteks võimekus seda teha ja teiseks me natuke satume huvide konflikti ka, kui me ütleme, et kuidas tuleb teha ja siis tuleme kontrollima, et kuidas te teete. Et ütleme, tänase sellise ürituse rõhuasetus on pisut teine. Aga mööname, et see on probleem, aga jällegi heaks lahenduseks oleks siin nii-öelda sellise ametiliidu tegemine läbi selle siis ühiste ürituste korraldamine. No ma soovitan tõsiselt mõelge selle peale, et see on nagu meie mõlem või kõigi huvides. Aga kui kahjuks üks nagu personaalset või sellist või grupiviisilist koolitust on nagu väga raske nagu läbi viia. Aga kui teil on konkreetseid küsimusi või siis näiteks selgituste või muus vormis me saame teha. Ja etteruttavalt siis ütlen ka, et meil on valmimas siis soovitusliku juhendi juhend. See tuleb täitsa uus. Tõenäoliselt juba septembris saavad turuosalised seda kommenteerida. Seal me oleme palju asju lahti kirjutanud. Et jah. Kas see juhend adresseerib ka seda punkti uues regulatsioonis, mis puudutab isiku samasuse esmakordset tuvastamist olukorras, kus see 15 000 piirmäär ei ole ületatud, ehk et pärast 15 000 justkui peaks tegema kas siis face-to-face identifitseerimise või siis kasutama tehnoloogilisi vahendeid, aga mis võiks olla Finantsinspektsiooni jaoks piisav kõik, mis jääb alla 15. Ehk et see on selline nagu hetkel väga põletav küsimus ja selles osas oleks hea vastuseid või mingit indikatsiooni saada. Ja, tuleb seda ka. Täna ka paari sõnaga sellest räägime. Okay. Et kas siin on küsimusi veel selle offside küsimustiku osas? Ei ole, okei. Siis lähme edasi. Natukene ma räägin muutunud normist ja mis normiga kaasa tuleb. Võib-olla tundub, et see teile otseselt ei kohaldu, aga jällegi normist tulenevad nõuded peaks teadma ja eelduslikult ka täitma. Riskidest selge arusaamine. Et rahapesu kontekstis on see üks asi, aga see on pisut laiem teema. Et ikkagi isik peaks siis konkreetselt määrama oma riskiisu. Piltlikult öeldes, kellele, kui palju, mida, millist teenust ta soovib anda. See on väga oluline, et ei tekiks nagu üllatusi siin, et ukse taga on terve rida selliseid teile tundmatuid isikuid ja te ei tea, mida teha. Kiusatus on nendele teenust osutada. Teine asi, jällegi normist tulenevad riskihinnang. Riskihinnang tuleb regulaarselt läbi viia, norm ei ütle kui tihti, aga seda tuleb teha. Te peate ise hindama oma võimekust teenuseid osutada ja vastavalt siis sellele sätestatud riskiisule siis lihtsalt ka kvantitatiivselt või kvalitatiivselt siis hindama, kas on norm täidetud või mitte. Piltlikult öeldes te lepite kokku, et ma ei tea, teenindate, ma ei tea, 100 või 1000 punapead
200 pensionäri, ma ei tea, mõned alla meetri mehed, eks ole. Vaid määrata kindlalt ära, kellele mida, kui palju teenust osutate. Et sellist nagu lahmimist nagu tänapäeval norm enam ette ei näe. Ma usun, et sellega saate kõik hakkama. Ja siis, mis muidugi on hea, peaks olema ka konkreetsed meetmed siis nende riskide ohjamiseks. No võib-olla teie puhul see on nagu raskesti mõistetav, et kuidas ma siis neid meetmeid ohjan, ma laenu välja annan, aga ikkagi. See on norm, erandid subjektide lõikes ei tee, katsuge seda silmas pidada. Ja siis vastutusvaldkondade määramine. Jällegi, see on siis juba natukene nagu kodutöö, kuidas siis nende riskide tuvastamise järgselt, kes mida teeb. See on väga oluline. Pankade puhul me räägime siin erinevustest kaitseliinide vahel. Teie puhul asi võib-olla nii tõsine ei ole. Eriti kui on see mõned töötajad ainult back office ja ikkagi. Peaks olema väga selgelt määratud vastutusvaldkonna. Siin nagu sõrmega või üksteise peale näitamist või lootmist nagu väga eeldada ei tahaks. Korraks veel riskiisust, mis siis oli see normist toodud nõue, on siis kohustatud isiku riskide taseme tüüpide kogum, eks ole, mida ta on valmis oma tegevuse käigus võtma ja oma majandustegevuse ja strateegiliste eesmärkide saavutamise ja elluviimise nimel täitma. Kinnitab kõrgem juhtkond. Dokument peaks olema, me tahame dokumenti näha. Ma usun, et kui kellelgi ei ole, siis tuleb vastav kodutöö teha. Ja need, kes siis teenust sisse ostavad, siis nagu vaadake ise ka läbi enne, kui meile saadab. Aga naljakas on saada samasuguse sisuga dokumenti, mille on ainult see font ära vahetatud, eks ole. Et ikkagi katsuge ise ka sisse vaadata sinna. Nüüd riskihinnang, jällegi kohustus, mis siis seadusest tuleb. Ma sellest hüppan kiirelt üle, aga tõenäoliselt see tuleb siis teil läbi teha. Ja muidugi eeldatakse siis veel klientidega, riikidega seonduvat riski, toodete, teenustega seonduvat riski. No võib-olla natukene tundub üks selle võõras, aga jällegi see ettevaatavalt tegevus varem hiljem muutub rahvusvaheliseks ja siis on juba see nagu oluline. Nüüd siis võib-olla selle teema kõige olulisem punkt, mis siis on isikusamasuse tuvastamine oma juhendis. Me soovime seda natukene täpsustada. Ja ütleme sisuliselt siis kolme punkti vahel. Üks on siis, mis on normist tulenevad nõuded. Teine siis on krediidiasutuste poolt seatud laet ja kolmas on siis turutavad. Kolm sellist nagu lähtekohta. Me ei tahaks, et nüüd kõik läheksid ühele tasandile, eks ole, see ei ole mõeldav, eks ole. Aga eelduslikult võiks nagu vahet teha. Ja mis siis meie arvates siis isikusamasuse tuvastamine on? See on isiku tuvastamine isikuga seotud personaalse ja isikustatud unikaalse teabe alusel. Keeruline tekst, raske nagu kuidagi praktikasse viia. Aga selleks isikusamasuse tuvastamiseks kasutatakse isiku nime ja isikukoodi. Ehk et see on see isik, kes ta ütleb, et tema on. Kuidas te seda kontrollite? Dokumendi alusel. Samuti saab isikusamasust tuvastada, eks ole, nüüd temaga vahetult seotud andmete vahendusel ehk elukoht, töö või õppimise koht. Miks me neid siia juurde toome, sest neid saab praktikas kasutada, mõned kasutavad. Me lihtsalt rõhutame siis seda. Nüüd seadus näeb ette, et lisaks isikusamasuse tuvastamisele tuleb saadud andmeid kontrollida kahest usaldusväärsest allikast. Ja see usaldusväärsest ja sõltumast allikast päritud andmete kontrollimine isiku nime isikukoodi kohta tuleb kinnitus saada, on just selle isiku nimi või isikukood. Ja teabe kontrollimise eesmärgiks on siis kinnituse saamine, et kas see isik, kes ärisuhet luua või juhitud jehtavad, seal on tehingut vahele, teostab, on ikka see isik, kes ta on. Iseenesest peaks olema aru saada. Nüüd
mis siis on see usaldusväärne ja sõltumatu allikas? Rõhutame selle üle. Et sõltumatuks ja usaldusväärseks siis me peame allikat, kui kontrollimine toimub näost näkku tuvastamise või siis infotehnoloogilise vahendi, see on siis videotuvastamine, eks ole, või notariaalselt või ametlikult kinnitatud tõendava dokumendi või selle originaali nägemise alus. Ehk siis see on siis 2 ühes lahendus, kus te saate isikusamasuse tuvastada, aga andmeid kontrollida. Nüüd probleemiks võib-olla on see viimane punkt, kus siis kus ta siin on notariaalselt ametlikult kinnitatud, eks ole, te teate Haagi konventsiooni, kus saab apostilliga, mis asendab siis notariaalse tuvastamise, siis eelduslikult te peaksite nägema originaali, mitte koopiat. Eks ole, aga ma ei tea, palju teil selliseid olukordi on, igal juhul eeldatakse originaali nägemist. Nüüd, kui see ei toimu ülal mainitud viisil, ma ei tea, kes teist ise tuvastab näost näkku? No üksikud, eks ole. Siis järgmistele või teistele peaks siis vähemalt tuvastamise järgselt andmed kontrollima kahe allika vahendusel. Nii, sulle välja käes. Nii, nüüd meie siis nagu leiame, et see usaldusväärseks ja sõltumatuks allikaks on ka, see ei ole ainult, aga see on ka teave, mille siis on välja andnud või mis on saadud kolmandalt isikult või kohast, kellel ei ole mingit huvi ega seotust kliendiga. Ehk on neutraalne isiku suhtes, aga meie arvates internetist isikuandmete kohta kontrolli teamine, me leia, et see oleks sõltumatu, sest üldjuhul isikud panevad enda kohta ise infot üles. Veebilehtede, mis muu sotsiaalmeedia kaudu. Et usaldusväärsus ja sõltumatuse määramiseks puuduvad teil objektiivsed takistused. See on arusaadav ka kolmandale ärisuhet mitte loovale isikule. Kui te ütlete, et võt, naabrimees ütles, tõesti on tema, siis peate kindlaks tegema, kas sellel naabrimehel oli mingi seos selle isikuga, keda ta siis teile tutvustas või mitte. Et see peaks olema mitte seotud see isik. Ja milles olevad andmed või mille kaudu saadud teave on aja ja asjakohane. Siin on joone alla tõmmanud. Siia alla ei lähe igasugune teave, see peab olema asjakohane, see peab olema värske. Ja millest te suudate ise veenduda, et seal toodud andmed on õiged. Et need on suksed nagu tingimused ja nüüd siis lõpetuseks, mis siis on nüüd meie arvates 2 sobivat allikat, on siis, et te saate infot siis andmekandja või meetme kaudu ja need peavad olema erinevad. Ehk siis esimene võimalus on isiku autentimine ID-kaardiga või samaväärse muuhulgas teise riigi isikut tõendava dokumendiga seotud vahendi abil. Ehk siin on siis mõeldud PIN ühte. Ma ei tea, siin on juba 4-5 riiki, kus on ID-kaardid, analoogiline lahendus. Teoreetiliselt, kui seal on isik võimalik PIN ühega tuvastada, läheks ühe allikana kirja. Nüüd isiku autentimine mobiil-ID-ga või samaväärse digitaalse isikutunnistuse abil. Miks on mobiil-ID, smart-ID-d veel hetkel ei loeta samaväärseks? Väidetavalt see peaks muutuma. Nüüd, tehniliselt on ikkagi enam-vähem smart juba pardale võetud, eks ole, aga ikkagi see on üks allikas. Nii, nüüd isikuga vahetult seotud andmete kontroll rahvastiku registri või samaväärse registri kaudu, see oleks ka üks allikas.
siis kontrollmaksest, nagu te siin keegi väitis, kontrollmakse sobib üheks siis kontrolli funktsiooniks, aga ainult üheks, tuleb ka täita teine. Siis muud biomeetrilised andmed, sõrmejälg, näokujutis ja nii edasi, et me jätame siin selle otsa lahti, tehnoloogia tootearendus liigub kiiresti. Ja mis jällegi turupraktikast on meil võetud siia lõppu pandud teave, et kontrollida isikut siis temaga vahetult seotud andmed kaudu, näiteks töö, elu või õppimiskoht. Ehk näiteks kui õppeasutus annab välja kirjaliku tõendi, et see isik selle nimega on meie õpilane või ka töötaja, siis see sobib üheks andmete kontrollimiseks. Ja teiseks valite siis ühe eelpool toodud meetmest. Nüüd, miks me seda rõhutame, ongi see, et paljudel juhtudel, kui kohapealsetes kontrollides, me oleme aru saanud, et te täidate ühe sellest. Ehk et teil jääb puudu isikusamasuse tuvastamine ja teine kontrollimeede. Seda on vähe. Puht normi täitmise mõttes. Ma ei hakka nimesi nimetama, siin ka mõned krediidiasutused liiguvad seda teed, et nad tulevad siis nii-öelda selliste lihtsamate meetmete poole. Minu meelest see meede ei ole lihtsam, ta võib olla isegi kulukam, aga küsimus on ikkagi pigem selles, et iga teenuse osutaja peaks endale valima oma tegevuse ja riskidega sobivad lahendid. Et väidetavalt siin erinevad liigad või sellise riskide järgi igaüks siis valib endale jõukohase meetme. Aga me eeldame, me tahame oma juhendis ka selle sarnaselt kirja panna. Esiteks, see on meiepoolne seaduse tõlgendus. Teiseks, seadus on meil koostatud direktiivi põhjal, et sellise normiga saab sõita ka nii-öelda rahvusvaheliselt. Nüüd, mis on nagu probleem siin, on see, et isikusamasuse tuvastamise kohustuse saab edasi anda kolmandale isikule või siis tugineda. Et kui te teete kellegiga kokkuleppe, et te tuginete tema poolt saadud andmetele või annate selle edasi, siis me eeldame, et teil on asjakohane kokkuleppe, kirjalik. Kui seda ei ole, siis niisugune meile nagu ei sobi. See peaks olema ikkagi töötav juriidiline lahendus, mis siis lahendab siis selle nii-öelda outsourcingu olukorra. Probleem on selles, et tegevuse võib edasi anda, me oleme kohanud mitut isikut, kes ütlevad, et me teeme selle teie eest ära. Ja tänasel hetkel seadus ei reguleeri seda, kes isik või peaks olema. Seadus ütleb, et kui tal on soov hakata finantsjärelevalve all olevaks isikuks. Soov. Ta heast tahtest ütleb, et tal on selline soov, aga võib-olla ta hiljem mõtleb ringi või nii. Teiseks, isikud, kes on rahapesu andmebüroo tegevusloaga, näiteks rahakoti teenuse pakkujad. Ta väidab, et rahapesu andmebürool on järelevalve funktsioon, mul on seal tegevus, luba või ütleme, oma tegevuse seal registreerinud ja nüüd ta laiendab oma profiili ja hakkab isikusamasuse tuvastamise teenust pakkuma. Ja võib-olla tõesti mõni lähebki seda teed ja ostabki talt selle teenuse sisse. Nüüd lahendamata on see, kuidas te selle isiku tegevus kontrollite ja kuidas te olete veendunud, et tema teenus vastab siis seaduse normile. See on lahendamata hetkel. Veel hullem on olukord, kui sellised teenusepakkujad tulevad piiri tagant. Näiteks Poolast tuleb, et ma pakun teile Poola klientidele, tuvastan teie eest, mõõdub ka tasu eest ja pakuke laenu. Me ei tea, kuidas see toimub. Igal juhul siis selline soovitus on enne, kui te sellistesse suhetesse astute, mõelge tõsiselt järele, kas tasub seda teed minna või mitte. Jah, nii, aga nüüd minu osa on läbi, et kas teil on küsimusi nende asjade kohta?
jah. korra, see loetelu on selge ja sellest on hästi aru saada. Küsimus on selles olukorras dokumendi koopia kogumist. Kas jätkuvalt vajalik või mitte vajalik? Hea küsimus. Me oleme ise otsinud seaduses seda kohta. Seadus ei nõua otseselt, aga nüüd kuidas sisustada seda, et te võtate veendumuse? Pangad väidavad, et nendel on juurdepääs Politsei- ja Piirivalveameti andmebaasile, kust nad saavad siis dokumendi kõik tunnused koos pildiga. Väidetavalt seda kraani keeratakse kinni ja tõenäoliselt kõik seda ei saa. Küsimus üldse sellest, et miks see pilt, selline vajalik on, kui inimesega näost nähtu ei kohtuta, et pole ju millegiga isegi võrrelda seda, et milleks me kogume seda pilti. Aga see on see... Kuidas te tuvastate selle isiku siis? See on see isik. Isikukoodid, kui me ID-kaardi või mobiili ID abil ju tuvastame, siis me saame ka ju kätte. Jah. Aga siis niisugune nõrk koht on siin siis. Ma saan aru, et seaduse andja on nagu loonud sellise eelise, et no tegelikult selle pildi koopia saatmine on lihtsalt kulu mõlemale poolele. Et see on ära jäänud. Ütleme, et kui leppida, et isik tuleb siis veebipõhiselt sisse ja tuvastab ennast ID-kaardiga, PIN-1-ga ühe kontrollifunktsiooni, nüüd jääb teil teine kontrollifunktsioon ikkagi. Seda küll, lihtsalt ongi selle dokumendi nii-öelda pildi osa kogumine tegelikult ei ole oluline, kui sa ei saa inimest nagu nii vaadata talle näkku, ja nüüd ülejäänud dokumendi andmed, sealhulgas dokumendi kehtivuse kontroll on võimalik ka teisel viisil. Jaa. Nüüd kõik see, mis siin järgnevalt oli, eks ole, see ei ole veel läbinud regulaatori ehk Rahandusministeeriumi sellist, nagu me ei ole saanud nende hinnangut, aga me oleme kokku kogunud turupraktika ja sisustanud tõesti selle, mis norm pakub. Ja me eeldame, et see sobib. Muidugi, ma ei kujuta ette olukorda, kui see teil tulebki töökoha tõend ja siis mäevalitsuse tõend näiteks, et noh, kuidagi väheks jääb, eks ole. Kuigi täiendava meetmena see on väga hea ja eriti krediidiasutuste puhul, kus on vaja isiku tegevuse ja profiili kohta koguda andmeid. Ütleme, et teie puhul, mis me praegu jätsime vahele, on isiku kohta riskiprofiili koostamine. Et me eeldame, et teie puhul on oluline krediidivõimelisuse hindamine, mis teie puhul ongi see kõige olulisem risk, eks ole. Aga ütleme, pankade puhul näiteks on oluline ka isiku riskiprofiili koostamine ja seal on oluline täpselt teada, kus ta elab, palju ta kulutab, millega ta tegeleb, eks ole. Ehk et seal võib väga kõnekas dokument olla eelkõige sellise nagu alalise tegevuskoha määramisel, kus ta siis ikkagi oma need kommunaalarveid maksab. Ja, kas on veel küsimusi? Küsin ikkagi face-to-face tuvastamisel. Kas siis on vaja võtta isikut või kõik enam ei ole vaja? Seadus sellist kohustust ei sea, aga kui te seda võtate, te seda liigselt ei koorma teid, kindlasti on abiks. Aga mis on siis, kuidas me tõendame, kuidas te isikut tuvastate? Ikka dokumendi alusel, mitte ütluse alusel, et mina... jah, ehk et see ongi see tõendamise asi, aga siin me ei saa ette öelda, kuidas te seda teete. Ei, mõni ütleb, et tal on digitaalne juurdepääs andmebaasidele, näiteks. No, vaadake, meie käest on küsitud, et umbes, et kui meil on näiteks seal kassa kohal turvakaamera, no enam-vähem salvestab selle olukorra, kui isik käis, et kas see seal tehtud siis screenshot on piisav? No, me ei saa ette öelda, millise resolutsiooniga see pilt peab olema, mis seal nagu kõik atribuutika, see ei ole see ei ole eesmärgipärane. Ehk et veel kord. Ma küsiksin uuesti selle 20 allikapunkti jah.
et kas oleks okei, ma saan aru, et siin ei ole nendest toodud, aga kui see dokumendi koopia ja selle kehtivuse kontroll kasutatakse kui selleks üheks usaldusväärseks allikaks, kuigi see koopia ei ole tehtud notariaalselt ju lihtsalt niisama pildi dokumendist. Okei, mis see ütleme, see dokumendi koopia läheb see kõige viimase alla, mis see teine allikas on siis teil? Ei no, see on lihtsalt näiteks see, et kui autentitakse vastavalt rahvastiku registril näiteks, kui siiteks dokumendi koopia. Jah, ma usun, et siis on 2 kontrollifunktsiooni täidetud. Ehk et oluline on ikkagi see, et peab on 2 sõltumatut kontrolli allikat, need allikad ei tohi olla isikuga seotud ja te peate olema veendunud, et see allikas on usaldusväärne. Näiteks Veriffi kasutab seda, et tehakse dokumendist pilt ja siis tehakse Veriff läheb videotuvastamise alla, see on nagu kraad kangem. aga need ei tuvasta samas info lahendada. Me oleme Veriffiga kohtunud, Veriff on meile demonstreerinud oma piltlikult öeldes videotuvastamise seda metoodikat. Nii rahvakeeli on see videotuvastamine, mida nad teevad. Kui nad on oma sisu või teenuse sisu muutnud, me ei tea seda. Me oleme kohtunud mitmetega, kes pakuvad seda teenust või soovivad hakata pakkuma seda. Aga kuna nad ei ole meie subjektid, me ei saa nende teenuse sisu ja kvaliteeti kontrollida. Aga see, kui te nende abi hakkate kasutama, siis peate seda ise tegema. Ja kõhklused on, et need mitteresidentidest teenusepakkujad, nende arusaamad võivad olla teistsugused. Ehk veel kord, meil on siseriiklikke regulatsioone piisavalt, mida te saate ise teha. Ma ei tea, miks peaks minema nagu kellegi abi kasutama. Kellegi nad on üsna kallid. Ma arvan, asi on selles, et kui neidest kuidagi ise tooksin seda arvestades, siis keegi onboardimine on väga kiire. Ei oska öelda, kiirus, eks ole. Võib-olla jah, see ärispetsiifiliselt omab tähendust, aga arvestage, et kiirusega sageli langeb kvaliteedi langus. Ja, aga ma nüüd annaks sõna edasi, meil on veel 2 teemat siin, et kolleegid juba nihelevad, et kui ma olen pärast siin, saame rääkida, küsida, aga nüüd siis Karin Pani, palun, räägib siis muudatustest aruandluses. Siin on siis see kõige õigem koht vist, jah. Tere kõigile, mina olen Karin Pani ja mina töötan Finantsinspektsioonis regulatsioonide ja aruandluse divisjonis. Ja mina tutvustan täna teile ees olevaid muudatusi krediidiandjate ja vahendajate aruandluses. Nii, millest me siis räägime? Tere, kindlasti olete teadlikud, et juunikuus allkirjastas rahandusminister määruse, millega muudetakse käesolevat praegu kehtivat määrust, mis reguleerib Finantsinspektsioonile esitatavate krediidiandja või vahendaja ning välisriigis krediidiandja või vahendaja filiaali aruannete vorme, koostamise metoodikat ja esitamise korda. Määruse määrus hakkab kehtima 1. jaanuarist 2019 ja need muudatused avaldavad mõju siis aruannetele, mis esitatakse järgmise aasta, see on 2019. aasta 31. märtsi seisuga. Ja mul on siin slaidil ära toodud ka lingid siis riigiteatele, kus esiteks esimene on siis muutmise määrusele ja teine on siis 1. jaanuarist 2019 kehtima hakkava määruse terviktekst. Et nagu ma tean, siis need slaidid pannakse üles ka meie koduleheküljele, et kellel siis on soovi, saab sealt need lingid kõik endale arvutisse kopeerida. Nii, alustame siis määrusest endast. Väga palju muudatusi määruses endas ei tehtud. Muudeti natukene määruse reguleerimisala, see laienes ka välisriigi krediidiandja või vahendaja filiaalidele. Et põhjuseks ei ole mitte see, et meile tuli uusi subjekte juurde, vaid et määruse terviktekstist oli see lihtsalt välja jäänud, et seda
välisriigi krediidiandjate ja vahendajate filiaalid sisaldusid nii määruse pealkirjas kui ka määruse lisades, nii et tuli terviktekst viia siis vastavusse muude määruse osadega. Ja veel toimusid muudatused koostatavate aruannete nimekirjas ja aruannete koodides, nendest ma räägin oma järgmistel slaididel ja muutusid loomulikult siis ka määruse lisadele olevad viited, et viia kogu see määrus kokku uue määruse lisade paketiga. Ja need olidki kogu tehtud muudatused, rohkem määruses midagi ei tehtud. Ja lähme siis lisade juurde. Kõigepealt lisa 1 ja 2, mis reguleerib siis bilansi ja kasumiaruande koostamist. Ma ütlen kohe ära, et ega siin väga palju muudatusi ei tehtud, et peamised muudatused olid väga marginaalsed ja ei muuda bilansi koostamise ja kasumiaruande koostamise sisu. Näiteks korrigeeriti kirjete nimetusi, näiteks kuna raamatupidamisseaduses enam sellist terminit nagu kohustus ei kasutata, siis me pidime ka üle minema terminile kohustis. Ja täpsustasime teatud bilansikirjete sisu, näiteks raha ja ekvivalentide hindamismeetodi juurde kirjutasime, et on võimalik neid hinnata ka korrigeeritud soetusmaksud meetodil. Mitte, et ennem see ei olnud lubatud, lihtsalt see oli sealt puudu. Ja lisa 3. Eestis väljastatud tarbijakrediitide käivete aruanne. Et nagu pealkirigi ütleb, viitab sellele, et toimus muudatus aruande valdkonnas. Et edaspidi tuleb selles aruandes kajastada ainult Eestis tarbijatele kas siis väljastatud või vahendatud tarbijakrediitide käibed. Võib öelda, et seda enamusi krediidiandjates ilmselt see muudatus ei puuduta, kuna välismaal tarbijatele väljastab tarbijakrediite väga väike hulk krediidiandjaid. Aga nendele olgu siis öeldud, et kes siis väljastavad tarbijakrediite välismaal, siis enam nemad tarbijakrediitide käibeid alates 1. jaanuarist meile raporteerima ei pea. Ja kolmas valdkonna muudatus on see, et edaspidi tuleb hakata ka raporteerima Eestis tarbijatele väljastatud tarbijakrediitide lepingus toimunud muudatusi. Ja muudatusi just selliseid muudatusi, mis on algatatud kas krediidiandja või tarbija enda poolt. Ja mitte ka kõik muudatused, vaid sellised muudatused, mis suurendavad krediidisummat või millega seoses toimub intressimäära tõus või krediidikulukuse määra suurenemine. Et osad krediidiandjad juba tegelikult raporteerivad meile lepingus tehtud muudatusi ja teevad seda meievahelise kokkuleppe alusel. Aga nüüd on siis see muudatus viidud määrusesse sisse ja ta on ametlikult kohustuslik kõigile. Ja kuna aruande valdkond muutus, siis on muutunud ka aruande kood, temal on uus kood 6107, et kui ta aruannet esitada, siis pange palun uus kood aruandele. Et see on vajalik mitte nii väga teile, vaid just meile, kuna meie analüütikuteks on see väga oluline informatsioon, et inimesed vahetuvad ja mingil hetkel see informatsioon läheb kaduma, et aruandes enam välismaal tarbijatele väljastatud vähendatud tarbijakrediitide käibed ei kajastata. Ja mida ma veel ütleksin täiendava siin selle väljastatud tarbijakrediidilepingute muudatuste kohta, et täiendava krediidisumma võimaldamine tähendab seda, et kahte olukorda, et üks olukord on see, kui tõesti tarbija saab endale laenu juurde või krediiti juurde, tema krediidisumma suureneb ja samuti on sinna hõlmatud ka olemasoleva krediidilepingu põhiosa ja intresside refinantseerimine, et ka see on meie jaoks krediidilepingu muutmine. Et sellised muutmised peavad ka läbi minema aruandest kui käibed. Ja nüüd ma olen teinud, kus ma nüüd jõudsin? Nii. Just läks põnevaks. Nii, olen teinud näiteid, kuidas aruandes näidata lepingu muudatusi. Ja esimene näide on selline, kus tarbija saab täiendavat krediiti ja muud lepingu tingimused ei muutu. Et
selline leping tuleb tarbijakrediidi käivete aruandest läbi sellepärast, et nüüd suureneb kliendi lepinguline krediidisumma. Et lepingutüübiks määratakse 5, te kindlasti teate, et see muu rahalise krediidi identifikaator. Kättesaamise viisiks on 2, kuna raha makstakse ülekandega tarbija arvelduskontole. Ja lepingu tähtaja määramisel siis tuleb lähtuda ajavahemikust lepingu muudatuse ja lepingu siis lõpliku tähtaja vahel, nii et kui lepingu muudatus toimus märtsis ja lepingu lõpptähtaeg on 31. detsember 2019, siis ta on endiselt lühiajaline ja tema tähtaja identifikaatoriks tuleb märkida 1. Intressimäär ja kulukuse määr näidatakse see, mis lepingu muutmise hetkel just kehtib ja käibena näidatakse see osa krediidist, mis siis aruande kuupäeva lõpuseisuga on kliendil tasumata või tarbijal tasumata. See tähendab vanajääk pluss siis lisanduv osa. Järgmine näide on mul selle kohta, kui tarbija täiendavat rahalist krediiti ei saa, kuid muutub intressimäär. Õigemini, et suureneb intressimäär ja samuti kulukuse määr. Et sellisel juhul võrreldes eelmise näitega on erisus ainult selles, et kuna täiendavat krediiti klient ei saa, siis kättesaamise viisiks näidatakse 0, et see on uus nõue selle aruande koostamisel. Näidatakse lepingu tähtaeg samamoodi nagu eelmises näites, intressimäär ja kulukuse määr on siis uus kokkulepitud määr ja käibena näidatakse aruandeperioodi lõpus olev laenu põhiosa, krediidi põhiosa jääk. Nii, kolmas näide. See on mul tehtud täiendava eluaseme kinnisvaraga seotud krediidi kohta ja olukorras, kus tarbija saab täiendavalt krediiti ja alaneb tema lepinguline intressimäär ja väheneb tarbija kulukuse määr. Algusest peale siis lepingutüüp on 1, kättesaamise viis on 2, kuna raha makstakse ülekandega tarbija arvelduskontole. Lepingu tähtaeg siis määratakse vahemiku alusel, mis jääb lepingu muutuse ja lepingu lõpptähtaja vahele. Kuigi intressimäär ja kulukuse määr ei tõuse, vaid alaneb, siis ikkagi aruandes tuleks näidata uus määr, et kogu see aruande rida kajastaks ikkagi korrektselt andmeid. Ja käibena samamoodi siis lisatakse põhiosa jäägile uus täiendav summa. Ja mida siis tuleb teha? Kui antakse täiendav elamu kinnisvaraga seotud krediit, tuleb igal juhul tarbija maksevõime uuesti üle hinnata. Ja samuti tuleb üle arvutada krediidisumma ja krediidi tagatisse vara suhtarv. Ja uute suhtarvude arvutamisel tuleks siis arvesse võtta uut krediidisummat, uut maksegraafikut, mis siis võtab arvesse või mis sisaldab intressi ja põhiosa makseid ja samuti tarbija sissetulekut sellel hetkel. Ja võivad olla ka sellised olukorrad, kus elamu kinnisvaraga seotud krediiti täiendavalt ei saa. See ongi näide 4, kus tõesti tõuseb ainult intress ja lepingu või see tarbija krediidi kulukuse määr. Et sellisel juhul tuleb laenu kättesaamise viisiks panna taas 0, nagu tuleb kõikide lepingu muudatuste puhul, kui laenu või krediiti tarbija juurde ei saa. Ja sellisel juhul tagatise suhtarvu ja sissetuleku suhet ümber arvutama ei pea ja sinna märgitakse 0. Ja veel on 5 näide lepingu muudatuste kohta, et kui tarbija rahalise krediidi lepingule intressimäär on seotud näiteks Euriboriga ja Euribor muutub ehk siis tõuseb ja sellest tulenevalt suureneb nii intressimäär kui tarbija krediidi kulukuse määr, siis sellist intressimäära tõusu me lepingu muudatusena ei käsitle ja seda krediidilepingute aruandes kajastama ei pea.
et Euribori muutus ei sõltu krediidiandja tahtest ja meie aruanded võtavad arvesse ainult neid muudatusi, mis on tulenevad, nad on piiritletud ainult nende muudatustega, mis tehakse krediidiandja või tarbija enda initsiatiivil. Nii, järgmine aruanne, määruse lisas 4 on Eestis väljastatud tarbijakrediitide jääkide aruanne. Taas, nagu ütleb pealkiri, on toimunud väike aruandevaldkonna muudatus ja aruandes tuleb näidata ainult Eestis tarbijatele väljastatud tarbijakrediitide jäägid. Et välismaal tarbijatele väljastatud tarbijakrediitide jääkide kohta on eraldi aruanne ja see on uus aruanne ja sellest ma räägin kõige viimasel slaidil. Ja muutunud on ka aruanderea struktuur, kui praegu tuleb eristada krediidijääk ja intressijääk selle järgi, kui ta on üle 90 päeva viimises, siis alates uuest aastast on see vahemike määratlus muutunud ja tuleb eristada selliste krediitide jäägid ja intressijäägid, mis on 30–60 päeva viimises ja üle 60 päeva viimises. Et aruande praegune formaat on meile näidanud, et sellest, mis praegu on, meil ei piisa. Et analüüsi jaoks on meil vaja natukene peenemat vahemikku. Ja aruandel on uus kood, 6108, kuna on toimunud aruandevaldkonna muudatus. Ja mul on ka väikene näide, et kuidas aruandes näidata viivises olevate krediidide jääke ja intresside jääke, kuidas need raporteerida. Ja eriti just nüüd olukorras, kui näiteks mingil krediidil on mõlemad viivises olevad summad, nii 30–60 päeva viivises olev krediidijääk, kui ka üle 60 päeva viivises olev krediidijääk. Et sellisel juhul tulevad need viivises olevad krediidijääkide ja intressijääkide summad summeerida, näidata koos üle 60 päeva viivises oleva krediidi ja intressijäägi veerus. Ja 30–60 päeva jääkide veerud, sinna pannakse lihtsalt nullid. Aga näidata tuleb lepingu arv, et siis me teame, et kui palju on teil ikkagi lepinguid, mis on 30–60 päeva viivises. Määruse lisa 5, et siis krediidiandjate tarbijate aruanne. Valdkond jäi samaks, seekord kõik krediidiandjad, kes siis väljastavad tarbijaid krediiti nii Eestis kui väljaspool Eestit, esitavad oma aruanded ühes aruandes, aga me muutsime aruanderea struktuuri. Et kui praegu näidatakse see tarbijate arv kõigest ühel real või ühel positsioonil, siis alates 1. jaanuarist tuleb eristada tarbijad, kellele ka krediidiandja on väljastanud krediiti Eestis, on siis tarbijate arv 1 või siis välismaal ja selle tarbijate arv 2. Siis me saame selle kogu info endale kenasti analüüsiks kätte. Ja veel oleme täpsustanud tarbijate arvu raporteerimise põhimõtet, et see on tekitanud krediidiandjates veidi segadust. Et põhimõte on see, et kui ühel konkreetsel tarbijal on 2 ühte tüüpi krediidilepingut, siis teda aruandluse mõistes käsitletakse ühe tarbijana. Aga kui tarbijal on 2 erinevat tüüpi krediidilepingut, siis on ta aruande mõistes nagu 2 tarbijat. Ja ma näitan, mul on kelle kohta teile ka näide tuua. Et kui näiteks krediidiandja on väljastanud ühele Eesti tarbijale 3 erinevat krediiti, üks neist on eluaseme kinnisvaraga seotud krediit ja 2 siis on erinevatel aegadel antud muud rahalised krediidid, siis kuigi tarbija on 1, tuleb temaga seotud krediidilepingud näidata aruandes 2 erineval real. Ja ühte tüüpi krediidi põhiosa jäägid siis te summeerite selle ühe konkreetse rea esitamise tarbeks. Ja minu viimane slaid puudutab siis uut aruannet ja selle pealkiri on siis välisriigis väljastatud tarbijakrediitide jääkide aruanne. Eelduslikult siis
need krediidiandjad, kes väljastavad laenu ainult Eestis, seda aruannet koostama ei pea, sest need andmed nende jaoks lihtsalt ei ole ja nad esitavad meile tühja aruande. Ja aruande sisu iseenesest on väga sarnane Eestis väljastatud tarbijakrediitide jääkide aruandega, kuid on pisut lihtsustatud. 4 esimest identifikaatorit on samad, need on siis lepingu tüüp, tähtaeg, jääk ja arv. 5., 6. identifikaator on üle 60 päeva viivises olevate krediitide jääk ja lepingute arv, et see on natuke kokku tõmmatud see osa. Ja sissenõudmiskulusid me raporteerida ei ole vaja ja sellise aruande kood on siis 6109. See vist oli peamised muudatused, on teil äkki küsimusi äkki? Minu poolt muidu kõik. Et alati võib mulle kirjutada, et minu email on siin samas. Samuti saab kirjutada meie regulatsioonide aruandluse divisjoni üldmeilile, kui on tekkiv aruandluse ala mingeid küsimusi ja loomulikult te saate pöörduda otse ka oma aruannete halduri poole, kes teie aruandet kontrollib ja baasi loeb meie poolt. Et nemad on ka kindlasti teadlikud nendest muudatustest ja kui nad jäävad hätta, siis nad tavaliselt pöörduvad minu poole. Nii et vastamata need küsimused ei jää. Et kuidas teil endal mugav on? Kuidas palun? Et kes on kõik millal krediit välismaal? Millal on krediit väljastatud välismaal selle aruande mõttes? Et millal on väljastatud? Ei, ma mõtlen nagu, et kas krediit, mis on väljastatud välisriigi kodanikule, kes on Eesti mitteresident, aga taotleb laenu Eestis, kas tegemist on Eestis väljast? Eestis ikka jah. Et see, kes need, kes välismaal väljastavad krediit, nendel on filiaalid välisriikides. Ja nendel ei laiene meie KAPS-i nõuded. Aga kui ta annab välisriigi isikule Eestis laenu, siis tal on laienenud KAPS-i nõuded, mida on Eestis väljastatud tarbijakrediit. Et see on nagu selle regiooni piirkonna põhine, mitte endi põhine. Kui te väljastate siin, mitte residendist ikkagi väljastate siin ja peate arvesse võtma Eestis kehtivaid krediitide väljastamine. Kas teie mõtleksite, et viivise määra muutmist ei toimu juhul, kui näiteks kliendil oli fikseeritud määr näiteks 10% aastas, seda muudetakse ja nüüd see on 10 pluss ja oli hetkel ja oli varem negatiivne? Viivise määr ei puutu asjasse, laenu intressi, krediidi. Te mõtlete... Kas intressi muutmine fikseeritud 10 ja uus intressimäär on 10 pluss euribor? Kas see aruandluse mõttes oleks? Jah, ikka jah, sest klient maksab ikkagi rohkem. Isegi siis, kui see euribor on 0, summad ei muutu, aga leping muutub. No hetkel ta, jah. Kas see on see, millest tuleks teavitada? No sellise juhul mitte, jah. Sellise juhul mitte. Hea küsimus, jah. Selle juhul on minu poolt kõik ja nüüd jätkab meie IT-spetsialist aruandluse kogumise portaaliga. Tere minu poolt, nimi on Erko Kõrgema ja kui Karin rääkis teile aruannete sisust, siis mina räägin sellest, kuidas te neid aruandeid meile esitada saate. Koostöös Eesti Pangaga oleme juba mõnda aega välja töötanud uut aruandluse portaali ja mis oli selle uue portaali loomise eesmärgiks, oli see, et luua ühtne keskkond, kus ettevõtetel, kes esitavad aruannet Eesti Pangale, Finantsinspektsioonile, oleks nagu ühtne portaal, kus kaudu ta näeks ülevaadet oma kohustustest, sellest, mis seisust aruanded on ja oleks nagu parem ülevaade. Ja seetõttu sai meil loodud selline uus portaal ja kui me seda uut portaali juba hakkasime looma, siis me tahtsime ka parendada olemasolevat aruandluse
esitamise protsessi, et me oleme võtnud kuulda teie kriitikat, et meie praegune pisikene aruandlusportaal on ajale jalgu jäänud ja seetõttu sai uus loodud. Et uues portaalis on täiendavad võimalused aruannete esitamiseks, aruannete turvamiseks, aruannete kasutajate haldamiseks, kommunikatsioon on viidud portaali ja siis on teatavad mugavusteenused, millest ma siis oma ettekandes räägin. Ja kui pärast on võimalik, siis ma näitan teile, milline see uus portaal võiks ka välja näha, milline ta välja näeb. Portaali sisenemine toimub ID-kaardiga või mobiil-ID-ga. Lisaks on võimalus ka Eesti kaudu, kui keegi tahab veel kasutada siin paroolikaarti või PIN-kalkulaatorit, siis tal on võimalik sinna portaali siseneda, aga aruandeid esitada ta sel juhul ei saa, et sellepärast, et aruanded tuleb ikkagi allkirjastada kas ID-kaardiga või mobiil-ID-ga. Nagu mainisin, siis see kasutajate haldus on nüüd teie teha, ehk siis kõik teie ettevõtte esindusõigusega isikud, juhatuse liikmed, kes on äriregistris märgitud, nendel on automaatne juurdepääs süsteemile. Nii kui me oleme selle ettevõtte süsteemi lisanud, tekib teie ettevõtte esindusõiguslikul isikul automaatselt võimalus portaali siseneda. Ta on nii-öelda rollis peakasutaja ja temal on siis õigus aruanded ise esitada, vaadata neid või ka samamoodi delegeerida seda kohustust. Ta saab määrata nii-öelda eeliskasutaja. Eeliskasutaja on sisuliselt täpselt sama kasutaja nagu peakasutaja, kes saab lisada uusi kasutajaid, kuid tema õigus ei tulene äriregistrist, vaid et siis juhatuse liige või esindusõiguse isik on talle need õigused andnud. Ja lisaks on siis veel sellised kasutaja roll portaalis nagu aruande täitjad, kellel on õigus ainult aruandeid esitada, täita, neil ei ole õigust lisada ega kustutada teisi kasutajaid. Siin on lihtsalt näide, mismoodi see saab nagu olema, et see on nüüd puhtalt teie enda korraldada, et meie ei hakka teie eest neid isikuid see süsteemi lisama, eemaldama, seda te peate ise nagu hoolt kandma, et juhul kui teie ettevõtte isik on läinud konkurendi juurde, siis te peate tema sealt portaalist eemaldama, muidu ta näeb manu andmeid veel. Meil on muutunud ka andmedastuskanalid, ehk siis on juurde tulnud veebiteenus, on säilinud, need, kes kasutasid meie aruandlusportaali, on säilinud võimalus aruandeid käsitsi esitada, on võimalus teie enda poolt genereeritud faile portaali üles laadida ja ka e-postiga esitada, et kui e-postiga esitamisel on muutunud ainult see aadress, et kui ennem oli xml.fi.ee, siis nüüd uus aadress on fi-aruanded.fi.ee. Veebiteenusest, siin on lihtsalt välja toodud tehniline kirjeldus, et juhul kui kellelgi on huvi selle kaudu esitama hakata, et siis võib otse minu poole pöörduda, et ma võin saata veel täiendavat abimaterjali. Kuid see abimaterjal saab tulevikus olema ka seal portaalis kätte saada. Need ettevõtted, kes esitavad meile aruandeid kas e-postiga või veebiteenusega, neil on võimalik aruande turvamiseks kasutada lisaks siis ID-kaardile ka PGP võtmeid, asutuse digitempleid, X509 sertifikaate ja neid kõiki asju saate te hallata ise sealt portaalis. Täpselt samamoodi jälle, et meie ei tegele sellega, et ehk siis te ise genereerite need võtmed, laete sinna portaali, saate portaalis need võtmed genereerida, endale alla laadida. Et see on nüüd nagu kõik teie kohustus. Aruannetega seotud kommunikatsioon kolib portaali, ehk siis juhul, kui teil on küsimusi aruannete kohta, või meil on tähelepanekuid teie poolt esitatud andmetes, siis see informatsioon saab kõik seal portaalis olema ja teil on võimalik seda kõike nagu näha. Ja selle kohta, et kui teie poolt esitatud aruannete kohta on mingi diskussioon alustatud, siis selle kohta tuleb teie e-postile teavitus, et te ei pea seal nüüd iga päev kohe kontrollimas käima. Te seda saate oma e-postist teada. Ja siis on nii-öelda mugavusteenused, mida meil vanas ei olnud, et saate tellida endale teavitusi, saabub aruannete esitamise tähtaeg, aruanne võeti töötlusse, vearaport saabub, saate vearaporti tellida endale e-postile. Siin on ka see võimalus, et kui ettevõttel on mitu kasutajat, kes aruanded esitavad, siis näiteks nii-öelda see teine kasutaja, kes aruannet ei esitanud, saab tellida endale
endale vearaporti, kui esimene kasutaja esitas vigase aruande. Samamoodi, et korrektse esitamise kohta teavitus, uudised ja nagu ma mainisin, et kui diskussioon on, siis diskussiooni kohta. Ja uus aadress on aruandlus.eestipank.ee ja ma püüaks nüüd siis korra näidata, et milline see välja näeb. Nagu mainitud sai, siis sisse logimine toimub ID-kaardiga või mobiili-ID-ga, mida ma siin praegu kasutan. Kui teie isikuga on seotud mitu ettevõtet, siis teil tuleb selline vaade, kus te saate valida, millise ettevõtted eest te hakkate aruandeid esitama. Ma võtan siin näiteks ühe ettevõtte, kellel minul on õigused nii-öelda lisada kasutajaid, muuta õigused. Et siis on selline alajaotus nagu ettevõtte seaded on teil nähtavad. Kui te olete rollis aruande esitaja või aruande täitja, siis seda alajaotust teil näha ei ole. Et selline pilt on tõenäoliselt teil ka praegu süsteemis, kui te siia süsteemi sisenete, et kõik kasutajad, kes meile teada olid, kes siiamaani aruanded esitasid, on siia süsteemi lisatud, juhul isegi kui nad ei olnud juhatuse liikmeid. Et selles mõttes, et teil on võimalus siia praegu juba siseneda. Et selline vaade on teil hetkel, kuna esimesed aruanded, mida te selle süsteemi kaudu esitama peate hakkama, on septembri lõpparuanded. Ja need kohustused teile tekivad siia peale aruandlusperioodi lõppu, ehk siis peale 30. septembrit. Et kui ma nüüd liigun siin korra tagasi, siis siin on näha, et milline see pilt saab nagu olema. Et juhul, kui te ei pea kõik aruanded esitama, siis teil see nimekiri on lühem. Kui te peate kõik esitama, siis selline see nimekiri saab olema. Ja esitamine on sisuliselt, lähete aruande peale. Ja hakkate seda aruannet täitma, et täidate ära, teostate kontrollid siin, et siin selles uues portaalis on ka teatavad kontrollid juba sisse ehitatud, mis peavad olema täidetud ja saate selle aruande esitada. Et see aruanne on nii-öelda kinnine aruande ehk bilanstüüpi aruanne, aga siin on teine näide on siis lahtiste ridadega aruanne, et siis samamoodi tuleb hakata täidata ühe rea ära, siis tekib kohe juurde teine rida, mida saate täita. Ja niimoodi see saab nagu olema, et ma korra veel näitan siin selle ettevõtte seadete all, et mismoodi see kasutajate lisamine käib, et lihtsalt siin valite kasutajate alajaotuse, lisa uus kasutaja, sisestate kasutaja isikukoodi ja on võimalik siia süsteemi uusi kasutajaid lisada. Siin portaalis on ka selline abimaterjalid, mida te näete siit ülevalt. Et siin on meil, see on veel täiendamisel, aga mingi osa sellest abimaterjalist on juba siia sisse pandud. Ja samamoodi on siin veel, kui oli aruande kohustuse vaade, kus te näete kohustusi, siis samamoodi on ka siin kalendrivaade, et kalendrist näete, et millal teil on aruande esitamise tähtajad, et siin on näha, et augustikuus on 31. juuli on aruande esitamise tähtaeg, et seal on osad aruande esitamata. Minu poolt on kõik, kui teil on küsimusi, siis vastan hea meelega. Olemas ole lahendused ka veel mõnda aega töös? Selles mõttes uusi aruandeid sinna esitada ei saa, et 30.09 aruandeid sinna esitada ei saa. Praegu me seni kaua hoiame seda töös veel.
failist üleslaadimine on täitsa siin olemas, et siin on tegelikult mitu võimalust. Et üks on see, kui te olete siin kohustuste juures ja laadite siit üles faili aruande. Siin te peate laadima üles, mis on krüpteeritud faili allkirjastatud. Ja teine võimalus on, kui te olete selle aruande sees ja laete üles XML faili, ma kohe näitan. Siis siin toimingute alt on võimalik laadida üles XML faili, laadida alla XML faili. Ja siin ma veel korra näitan, et samamoodi kui ma mainisin, et diskussioon kolib siia uude portaali, siis see diskussiooni koht on nüüd siin aruande sees. Et siit te näete, kes on teie kontaktisik meie poolt ja saate talle kohe esitada küsimusi. Tema näeb neid ja siis vastab siit samast portaali kaudu. Veel küsimusi? Kõik on selge? Tore. Aitäh! Ongi kõik. Täpselt jõudsimegi kella 3 läbi, nagu välja lubatud. Just, aitäh kõik tulemast ja... Äkki veel viimased küsimusi? Või kes ei julge nagu